Tere! Ja minu, õigemini meie teema siis olekski Beverige'i antennid, et seal autoriteks on pandud kirja mina ise, Tom ES5RY ja Juhan ka ES5QX. Ja me küsisime seda sinult sealt Maarja mõisa tagahoovis. Ja Juhan on vist Eestisse Beverige'ide maaletooja, nii et kõik küsimused võib talle suunata. Mina olen see õnnetu, kellele loosiga langes esinemine. Ja Tomil ma vaatasin, on sul näitliku materjali ka kaasas, ei ole. Ühe sõnaga Tom siis ka kommenteerib ja kui tahate, võite ka kommenteerida. Ja algmaterjal, kui netist otsida, siis on VO1NO /VE3 selle slaidiseeria kokku pannud, et ma siis tõlkisin ja lisasin natuke materjale juurde. Nii, kas keegi teab, mida see Beverage tähendab? Mingi ingliskeelne sõna, see on jook. See tegelikult pole, see ei tule sellest, et kui metsas päev otsa rassida, siis tahaks juua. Et Beverage on tegelikult... See on täiesti õige. Ei, ma hulk aega arvasin, et see sellest umbes tulebki. Aga päris ei tule, näete, siin on see Beverage olla hoopis inimenegi. Ja tegemist siis on Harold Beverage'iga, kui te need eluaastaid vaatate, siis 1893 tema suri ja 100-aastaseks tema ei elanud. Ta detsembris sündis ja jaanuaris suri või midagi sellist, et ta elas 99-aastaseks, nii et tegelikult ots ulatub peaaegu kaasaega meile siin. Ja 1920 oli ta siis Ameerika, see oli see American Radio Company, oli tööl transatlantilise sidega ja siis ta katsetas seal erinevate antennidega ja 1921. aastal siis sai ta patendi laine antenni peale, mis hiljem saigi tema nime ja lisaks sellele on tal veel umbes 50 patenti. Et selline aktiivne kõva vend. Ja siis, kui siin rääkis Teo kõigi antennide emast, siis Beverage peaks olema ka kõigi laineantennide eelkäija, et siin pole seda sugulussuhet päris selgitatud. Nii, ja siin on ta siis arvatavasti aastal 1915 üliõpilasena oma jaamas siis ehk. Nii, ja siis sellest antennist endast natuke ajalugu, et siis 1920. aastal eksperimenteerimise käigus avastati, et kui pika traadi otsa lisada takisti, hakkab antenn vastu võtma ainult ühest suunast. Ja tegemist on väga hea vastuvõtuantenniga ja väga kehva saateantenniga, et saatmiseks seda ei tasu kasutada, et see võib-olla lõppeda pahasti. Ja kui ta ka pahasti ei lõppe, siis ilmselt suurt tulemust ei ole. Ja siis, kui vaadata, siis on siin selline valdkond, kus sellised suured pikkused mängivad. Et 1921. aastal siis oli Ühendriikide idarannikule transatlantilise sidejaama veetud laiali 14 kilomeetrit vastuvõttu antenne, et te võite seda kogust ette kujutada. Ja siis kõige suurem saavutus ongi olnud 4 korda faseeritud Beverage'i 5 kilomeetrit pikad ja 3 kilomeetri laiuses, et sellist maad pole vist isegi Eestis niimoodi, kui tahaks proovida. No Alutaguse, seal olid nad rannikule laiali veetud, et selle poolest oli natuke lihtsam, et nad ei pidanud ennast metsast läbi ajama. Ja miks siis need saate ja vastuvõtu antennid võiksid eraldi olla, et neil on erinevad eesmärgid. Et siis saate antenni eesmärgiks on saada antenni sihtkohas võimalikult tugev signaal ja vastuvõtt ka sealt ehk siis. Ja kõige olulisem seejuures siis on kasutegur ja
võimendus. Ja vastuvõtuantennidel jällegi see võimendus ja kasutegur nii olulised ei ole, aga oluline on saavutadagi see efekt, et võimalikult suur signaalmüra suhe oleks. Et need signaalid, kui kuulata, sealt YouTube'i video on ka üks olemas, kus demonstreeritakse, et jah, et need signaalid võivad tulla õrnalt, aga nad tulevad puhtalt. Et see Beveridge'i antenni võimendus, kui vaadata, siis kui vaadata, siis see -10 kuni -20 detsibelli, et jah, see on normaalne, et rohkem pole vajagi. Ja see antenn siis ise koosnebki ühest pikast traadist. Nii, see on nüüd see koht, kus siis signaal sisse tuleb, pikk traat. Väga pikaks pole mõtet ajada, et 4 lambda juures jõuavad kõik need parameetrid platoo peale, 160 meetri puhul 4 lambdat, kes viitsib arvutada kilomeeter traati laiali vedada, on päris kõva töö. Ja ühes otsas siis ongi lõpptakisti, see on maandatud, et see takisti on umbes 600 oomi, 400-600 oomi, mis sealt võib tulla, et see sõltub natuke antenni parameetritest. Ja siin otsas on siis trafo ja koaksiaalkaabel läheb vastuvõtjasse. Ja nüüd selle suuna kohta ütleks ühe kommentaariks seda, mismoodi suundasid määratakse antenni vastuvõtu puhul, need on kord on nool ühtepidi, kord on teistpidi, aga see Beveridge'i antenn võtab vastu neid laineid, mis tulevad sealt poolt, kus see takisti on, sinna poole, kus see kaabel on. Nii et ühesõnaga sinna, kus see traat sehib, sealt ta kuulab. Ühesõnaga, takisti on signaali poole pööratud, siin on jah, need nooltega võib olla natuke kehva. Nii, ja siis, kui eelmisel oli maa, siis Ameerika sõjaväes on kasutusel analoog, et siin jah, üks laine pikkus või pikem, aga maa asemel siis on siin pandud traadist vastukaal ja see peaks siin olema vastuvõtja, kui ma sellest pildist õigesti aru saan. Nii, ja töö põhimõtte tegemist siis on jooksva laine antenniga, et nagu Juhan ütles, laine levib antenni ühest otsast teise, et siin oluline osa ongi maal, et maaga koos siis moodustab see antenn lainejuhi. Ja siin nüüd tekibki see moment, et see maa ei pea olema liiga hea, et kui muidu kaevatakse selle üle, et maa on halb ja nii edasi, siis sellel juhul peabki maa halb olema. Muidu oleks see lainejuht ideaalne, raadiolaine, vastuvõetav laine lihtsalt läbiks ta ilma igasuguste probleemideta ja meil signaali ei teki. Aga nüüd, kui meil halb maa on, siis juhtub see pilt on nüüd, ta isegi liigub. Ta mulle arvutis ei liigu, siin ta näitab miskipärast esitlusel. Et nüüd siit takisti poolt tuleb ja kuna meil on halb maa, siis siin on liikumiskiirus lainel aeglasem, kui siin antenni sees on ja tekibki selline kerge kalle, faasid lähevad lahku ja siin tekib siis vahelduv elektriväli antennis, mida muidu, kui see laine oleks risti, siis ei tekiks. Ja nüüd lähebki, kui te vaatate seda sinine on voolutugevus antennis, siis see voolutugevus antennis niimoodi edenedes järjest kasvab. Ja siit otsast siin otsas on vastuvõtja ja tegelikult toimub asi ka teistpidi. Et seesama, kui signaal oleks siit poolt, siis see voolu amplituud kasvab samamoodi, aga temaga juhtub see, et ta neeldub siin takistis. Et see pilt on siin natuke võib-olla selles mõttes eksitav jah, et
tegelikult see antennis endas liigub või võimendatakse või korjatakse üles täpselt samamoodi ka vastassuunast tulev signaal. Aga jah, et see ongi siis kahesihiline, teises sihis midagi ei toimu. Nii, ja siis tekib veel üks moment, et antennis liigub laine aeglasemalt kui ümbritsevas keskkonnas, et see laine, mis tuleb, siis see elektriväli, mis antennis tekib, see liigub aeglasemalt kui laine front, mis tähendab seda jällegi, et võimendatakse siis need lained, mis tulevad, ütleme siit niimoodi teatud nurga all, et see nurk ongi tavaliselt umbes 40 kraadi kuni 5 kraadi, millega saab mida saab reguleerida, et see sõltub jällegi antenni ja maa omadustest. Ja see 5-kraadine nurk tähendab ka seda, või see nurk tähendabki seda, et sellega saab üsna hästi püüda ionosfäärist peegeldunud lainet, et lähivastuvõtuks ta ilmselt ei tarvitse nii hea olla pinnalaine jaoks. Nii, siin on see sama efekt näidatud, kuidas elektriväli kõverdub. Siin vist midagi hetkel jah, eriti uut ei ole. Ja siis ongi pikkuse mõju, kui vaadata, et kuivõrd tegemist on jooksva lainega, siis siin resonantssagedust ei ole, see laine kulgeb sinna, kuni saab, kuni vastuvõtjasse jõuab. Ja siin on siis võetud 2 meetri kõrgune antenn hea maa kohal, mitte nii maa kohal ilmselt, et signaali ei tekiks. Lõpptakisti on 600 oomine ja laine pikkus siis varieeritud 0,5 kuni 4,5 laine pikkuseni ja 160 meetri laineala. Et siin on nüüd näha, et kui meil on siin tagasihoidlik pool lambdat, siis see sagar on võrdlemisi lai ja suunatud võrdlemisi üles. Ja nüüd siin ühe laine pikkuse juures võtab juba tunduvalt koomale, läheb järjest kitsamaks, kuni siin siis 4,4 laine pikkuse juures ongi see suunatud, mis see nurk siin on, 10 kraadi vastuvõtt horisondi suhtes ja see kiir on ka võrdlemisi kitsas. Ja kui te vaatate, siis ongi, et mida pikem antenn, seda tugevamini on tagumine suund maha surutud, et siin seda praktiliselt ei olegi. Ja samamoodi on väga tugevalt maha surutud küljed. Ja siin nüüd ongi, et see antenni kiirgusnurk, õigemini mitte kiirgusnurk, vaid pigem vastuvõtunurk ja võimendus siis toodud, et see VPG on väga halb maa, et siin tekibki see moment, et väga halva maa korral on võimendus kõige parem ja väga hea maa korral on võimendus kõige kehvem. Ja see must joon siin, see siis on vastuvõtunurk, et siin on pikkus meetrites 160 meetri jaoks, siin on 90 meetrit ja siis see nurk ongi 90 meetri korral 55 kraadi ja 710 meetri korral umbes 15 kraadi. Et ilmselt saaks seda allapoole ka, aga tundub, et need pingutused lähevad siis ebamõistlikkus. Mis on suhteliselt 160 meetrit, sul 15 kraadi on kiirgama. See ei kiirgagi selles... Hästi madala kiirgusnurgaga peab olema. Järelikult tähendab nii pikka antenni 160 meetrit pole mõtet ehitada,
et tema nurk läheb 15 kraadi, seal tekivad muud probleemid juurde. Sul tekivad probleemid ilmselt jah, et sul võib-olla tuleb kauge signaal. Kui ta tuleb, ta ei jõua kohale sulle. Kui ta sul läänerannikult tuleb, küll ta sul siis peab ikka see nurk võrdlemisi madal olema. See näitab seda, et mere ääres, kus on väga hea maa, ei ole mõtet üldse beveritsidega tegeleda. Ja see on veel eraldi kuskil, tuleb siin veel sellest. Et mere ääres jah, Tom rutas ette, aga see, mis vertikaalidele on hea, ei tarvitse jah, beveritsidele hea olla, et siin on see asi tagurpidi. Ja siis antennitraat. Et siin ongi selline kummaline asi, et mõõdud pole olulised, peaasi on, et tugev oleks. Sest need jõud, mis seal metsas sikutamisel mõjuvad, need on vahel päris kõvad, pluss metsloomad, põdrasarved tulevad ka. Kõrgus on kuni 3 meetrit, ehk sinna me jõuame ka. Ja võt seal on väga õige, see on 1,5 põdra kõrgust on see formuleering. Nii, ehk siis 1,5 kõige suurema looma kõrgust ilmselt. Et siin on teoreetiline lainetakistus, et kui te näete, siis sõltub see traadi kõrgusest ja traadi läbimõõdust, et sellega saate te jällegi natukene mängida. Nii, siis on lõpptakisti, mis seal otsas on, et selle jaoks ka igasugune takisti ei kõlba. Kuna see antenn tavaliselt töötab saatejaamas, siis tekib sinna saatvast jaamast mingisugused, korjab need signaalid üles. Lisaks kui äikese ajal võib sealt päris korralikult läbi juhada. No vaat, selleks, et ta puru ei lööks, või kohe alguses, siis see takisti võiks olla 2-vattine vähemalt. Siin ta on 2, siin on muuseas pandud, ma kardan 2, kurat, kas siin on 5. 10 tükki on pandud. Okei, võib-olla sul on õigus. Meie oleme traditsiooniliselt pannud 4 kaevatist. 4 kaevatist, no siis on 10. 2 ja on elanud ja oleme 1 pannud. Ja kui ikka otse pihta on, lähed ikka vaeva. Kui ikka korraliku sähmaka saab, siis on jälle musti tuleb läheb. Ja ühe sõnaga see 0 ei ole number, aga jah, see 2 väga väikest ei tule oluliselt odavam, seal on ka 5 takistit kimbus. Ja siis ongi, et tuleks kasutada siis süsinikkomposiittakistit ja siis on ka pakutud välja sädevahemik, et sinna 2 klemmi panna nii ligidal, et juhul kui see pinge seal kõrgeks läheb, siis lihtsalt ei lähe ta mitte lööb mingisuguse osa klemmide peale üle, et ei peksa kõike päris segamini. Nii, siin on takistid. Jah, et see, mida tuleks kasutada, on see, mis asi, composition type carbon. Film type on jah, see samune. Metallkihttakistid ja no siis tuleb need ilmselt sagedamini vahetada ja võib-olla lähevad mõned parameetrid untsu. Ja siin on siis need viisid, kuidas need lõpptakistasid saab panna, saab maha lasta, saab ka jätkata, siin on lambda 4 traadiga, et see siis toimib vastukaaluna. Võib siit jälle lambda 4 traadi panna risti, ja võidakse ka niimoodi kaldega maha panna, et see on jällegi ilmselt maitse ja eksperimenteerimise küsimus. Nii, ja nüüd me jõudsime sinna, kui kõrgel. Et kõrgus polegi kuigivõrd kriitiline, ilmselt ei lähe keegi seda 10 meetri kõrgusele kilomeetri pikkuse supitama näiteks. Ja siin me Juhani arvates võiks olla just selline kõrgus, et ilma redelita ulatub sõlmima. Juhul kui antenn katki läheb, et siis ei ole tarvis väga ponnistada, et seda parandama saada, sest jällegi need jõud, mis seal mõjuvad, on võrdlemisi suured. Ja kõrgus mõjutabki seda,
et kõrgemal on suurem väljundsignaal, see, mis jõuab vastuvõtjasse, on suuremad külgsagarad, et selle signaali siis, mis asi see on? Et siin võibki juhtuda, et need külgsagarad siis suurendavad ka müramõju, et kõrgel pole alati parem, on suurem tõusunurk, sellega saab siis, kui tundub, et need signaalid tulevad kõrgemalt või nagu Tom ütles, et ega ei tea, kas keegi 160 suudab saata, siis kõrgusega saab mängida. Ja kõrgemal on suurem ettepoole suunatud sagar. Nii, ja võib olla kuni 6 meetri kõrgusel, aga samas see esimene, kõige esimesed Beveridge'i antennid olid maapinnal lesinud. Ja siin ongi välja käidud 1,5 põdra kõrgust, ehk see on siis ilmselt metsa kõige suurema looma kõrgus, et ega nad ei jäta juhust kasutamata, et sinna sisse minna. Ja 2,5 meetrit võiks olla mõistlik kompromiss, et siis saabki niimoodi nõus. Me müüme sulle kaasaskantava pukikesega. Nii, ja siis maa omadused, jällegi, mida paremini juhib, seda väiksem väljundsignaal, nagu me nägime, ja see juhtivus iseenesest mõjutab kiirgusnurka vähe, et seda mõju või vastuvõtunurka, et seda siis pigem mõjutab jah, antenni kõrgus. Ja mida halvemini juhib, siis jällegi seda vähem on eristunud sagarate vahelised miinimumid, suunategur on peaaegu sama, ja siin ongi, et seda vertikaalide trikki ei saa kasutada, et paneme ta merevette otsapidi või ei tööta. Et siis see lainejuht on natukene liiga ideaalne. Siis tuleb ta tugede peale panna, jällegi ei ole kuigi kriitiline, kuidas iganes juhet ei tohi mähkida ümber isolaatori. Algses versioonis oli ka see, et võite tugedena kasutada ulakaid lapsi, ma ei tea, kuidas te selle täpselt teete, aga väga hull ei ole. Siin on, ma ei tea, see fotoperspektiiv on selline alt tehtud, et need vist ei ole 8-meetrised postid, vaid võib-olla 2,5-sed. Ja lihtsalt see on selline korralikult tehtud. Siin on üks selline posti otsas näha. See on plastikpost, jah, ei ole suurt tähtsust, mis seal on. Et siit traat läheb ja need pildi ääred, need on lihtsalt see vertikaalkriipsud on ilmselt pildi ääred, mitte traat. Ja siis saab selliseid vidinaid kasutada traadi kinnitamiseks. Isolaatorid on mõningad, mida ei saa, või praktikas ära proovitud, sinna on kirjutatud murdub, vasakpoolselt murdub sealt, ja parempoolsele on see vahe liiga õhuk, et traat ei mahu isolaatorisse vahele ja võib-olla läheb ka see kõik katki. Nii, ja siis, kui meil on üks traat on hea, mitu traati parem, et ja kui neid on mitu, siis nad võivad olla paralleelselt ja ristuvad, et see on siis, kui need antennid on sõltumatud. Ja paralleelsete antennide vahel, kui nad paralleelselt kulgevad, siis peaks nendel olema vahed vähemalt sama palju kui kõrgust. Ja ristumisel peab jääma vähemalt 10 sentimeetrit vahet. Ja üks siis soovitus on veel, et mitte paigutada paralleelselt elektrijuhtidega, et see aiad on ilmselt mõeldud võrkkaedu, telefoniliine ja nii edasi, et seal võivad ilmselt hakata kaasa mängima. Nii, siin on üks ristumine näha, siin hoitakse 2 traati paralleelselt, see on selline tõsine metsaantenn, see vist on puutoigas sinna vahele seotud, et ta ilusasti seisaks. Ei, nad tuleb lihtsalt, seal on võib-olla lihtsalt see, et ta mitte ei anna juurde, vaid et ta tuleb võib-olla lihtsalt see moment, et nad tuleb teineteisest kaugel hoida, et siin on see peamine moraal, et päris kokku ei lase neid.
annab, kusjuures jah, sinna me ka jõuame, on küll täiesti see konfiguratsioon ka täiesti olemas. Aga see oli pigem see juhtum vist jah, kus lihtsalt ruum niimoodi otsa lõpeb. Nii. Ja siis mitmesugused trafomaterjali südamiku kombinatsioonid, et siin soovitatakse 2 avaga südamike tüüp 73. Need on sellised pisikesed jullad, siin vist ei ole, et kes tahab neid mähkida, siis saab info kätte. Siis maandus jällegi pole kuigi kriitiline, võib lisada radiaalid sinna otsa veel. Ja antenni juures soovitus koaksiaalkaabli varjastust mitte maandada ja et see koaksiaalkaabli varjastuse maandus peab olema vähemalt 5 meetri kaugusel trafoga ühendatud maast. See on soovitus, jah. Ilmselt ongi see, et midagi ka ei juhtu, kui soovitusi eirata, aga eks ole jälle eksperimenteerimise koht. Nii, ja siis saab mitut antenni toita ühest punktist, siit läheb üks trafoga, siit läheb teine. Võimalik on siis lisada siia vahele faseeriv lõik, et see peaks poole lambda pikkune olema. On võimalik ka lihtsalt sünkroonist toita, siin need asjad jooksevad küll natuke lahku. See pole see koht, jah. Okei, jah. Ja. See on lihtsalt lülitus, jah, ma vaatasin, et jah. Nii, ja siis saab ka kaks suunda ühest kätte. Siin on nüüd see koht, kus peakski jooksma kaks traati paralleelselt. Et seda 2 traati paralleelselt loetakse siis üheks antenniks. Et see on see koht, kus nad tuleks paralleelselt hoida. Nii, ja siis on võimalik ka lülitada lihtsalt releega need takistid on ühest otsast teisest otsast. Nii. Ja siis ongi, saab siis vastuvõttu parandada ka faseerimisega, et siin 2 meetodit, mis on välja toodud, ma ei tea, kuidas neid täpselt eesti keelde tõlkida. Üks on broadside, mis tähendab, et antenne toidetakse või antennidel signaalid peaksid olema samas faasis. Ja siis nihkes, et siis antennid ise asukoht on nihutatud ja sama pannakse siis koaksiaalkaabli lõigud vahele. Ja siin ongi sünkroonis faseerimisega, siis saadakse siit laiem esisagar, tagasagarad on jälle ka laiemad ja siin siis on see kiir kitsam ja suunatum. Nii, ja siis sünkroonis faseerimine ahendabki eesmist kiirt, ette taha suhe jääb samaks ja siis toidetaksegi või ongi see antennid samas faasis, et antennide vahel on 0,5 kuni 0,67 lainepikkust. Ja antennide omavaheline kaugus on suur, selleks, et sellist süsteemi teha, siis läheb päris palju maad vaja. Et kui nende vahe on 0,5 lambdat on hea, 0,67 lambdat on juba suurepärane, 160 meetri korral võtab see päris suure maalahmaka juba ära. Ja saab ka nihkes faseerida, et ette-taha suhe on sama, eesmine kiir jääb samaks ja antennide vahe on siis 5 meetrit. Ei, vaata nüüd sa keerasid ringi selle
tähendab, kui sa nihkest faseerid, siis sa tegeled sellega, et sa just nimelt tagant tulevat kiirgust surud maha ja eest tuleva kiirguse hoiad alles, nii et ette taha suhe sellega peab paranema. Külgede pealt tuleb kiirgus jääb praktiliselt identseks, välja arvatud see, et mingitel moel signaali tugevus võib langeda. Nii. No jah, see on selle V1 sellest Jürka tõlkis selle asja ringi, praktiliselt on see asi võib-olla sama nii oli enam öeldud ka. Küsimus on see, et niikesfaseeride puhul saab teha vahemaa väga väike. Vahemaa, siin on jah põhiefekt võib-olla see, et vahemaa ei ole enam mitte 0,5 lambdat, vaid 5 meetrit. 0,5 lambdat on üks 180 meetrit, et on vahe, kas ta mahub hektarile või mitmel hektarile ära või siis jah, natuke vähem. Aga see jutt oli eelmise pildi kohta. Jutt on eelmise pildi kohta. Okei. See läks natuke keerisõlme lihtsalt. Läks või? Okei. Nii. Ja siin on siis selline 2 siis 5-meetrise vahega traati läheb tugede peal, karjatee peal. Siis on ka ristfaseerimine, et siis ongi need takistitega lastud kaks Beveridge'i omavahel kokku, siin on 5 meetrit vahet ja siis on ka arvutused, millised need vahemad peavad täpselt olema. Et sellisel juhul polegi, kui ma sellest aru saan õigesti, siis maandust vaja. Üldse praegu siit küll kuskilt ei ole näha, kus ta maha läheks. Et 2 antenni on otsapidi otsa pandud ja mängivad siis iseendale, üks mängib teisele maad, et jah, nii ta ongi, jah. Et see takisti on seal 2 korda üksiku antenni takistusest. Nii, ja siis jaama setupid, et see on nüüd see autori setup, temal võtab 2 hektarit enda alla, 200 × 100 meetrit on see antenniväli niimoodi, et ta selles mõttes väga hull ei ole. 8 suunda nihkega faseeritud ja siis ongi, jaamast juhitakse puldist ja lülitamine antennide juurest, et see juhtimine näeb sedamoodi siin välja. Et siin saab üksikud suunad vist ja siit saab ühe siis 8 suunast ilmselt valida. Seal teised on 4 puldid. Nii, see on siin see jaama teostus, nagu nad on pandud ja siin... ma tulen... No nii. See on nüüd järjekordne post ja ma lasen pildi tagasi ja see on siis see koht, kust midagi on maha võetud, see võiks seal trafo olla. No see trafo ei pea tegelikult kaugeltki mitte niisugune suur komandus olema, ei ole talle ka vaja metallpurki, näiteks seesama W8JI teeb ühe trüki plaadidele ja liimid peale selle trafo sinna ja ongi kogu see muusika, mingi pistikupesa või kaabi ühendamise viis on ka. Sinna teeb lind pesa sisse. No lind võib, kas sa siis loodust ei hoia? Nii, aga siin väga palju edasi vist ei olegi, kui te nüüd vaatate, siis on need konkreetsed süsteemid, ühendused, et ilus risti-rästi. Ja siis kui ruumi on vähe, et siis ongi üks lahendus selline, et võiks saada teha ka otse maapinnal, et ei pea kuskil oma naabrid ärritama sellega, et nad kuskilt üle või hüppama või alt läbi ronima peavad. Et sellisel juhul lõpptakist on 200-300 oomi, sobitustrahva on 4:1. Sellisel juhul probleem võib tekkida sellest, et eelvõimendit on vaja, et see signaal pole enam mitte -20 detsibelli võimendust, vaid midagi veel hullemat. Ja olidki siis Beveridge'i esimesed
antennid. Et siis seda võib täiesti katsetada. Siin on ka linnainimestele, siin pole vähemalt põtru, aga ilmselt inimesed suudavad antennidest natuke rohkem probleemi tekitada kui loomad. Et siin majas, siin on aed, siin on koaksiaalkaabel, siin on trafo ja maandus ja siis on see antenn niimoodi võetud naabri aiast või tarast ka matti on piki aeda minema lastud mööda tänavat. No see on soovituslik jälle. Sa soovita naabritel puitaiad ehitada, ütle, see on väga tervislik. Mis puitaia ehitamisega, ega nemad ehitavad. See sõltub, kui paranoilised teie naabrid on. Nii, nooled on vanas kohas, aga siin ongi jah see kirjanduse loetelu, et ON4UN Low Band DXing, see sinise kaanega raamat. Siis W8 Juliet India kodulehekülg. Ja siis Top and Forum või siis Reflektor, kus ka arvamust avaldatakse, ehkki selle arvamuse suhtes tuleb vahel kriitiline olla ehk. Ja siis ka Joseph Carri Practical Antenna Handbook. Nii, et minu poolt vist on kõik. Kas Tom tahad sina midagi? Me oleme sellega, jumal, ma ei mäletagi, kui noor ma olin veel. Ei, 90-ndatest hakkasin sellega tegelema. Esimesed beveritsid, mis tegime, olime 320 meetri pikkused metsa tõmmatud traadid. Otsa panime puude külge, otsa panime nagu siis ei ole mingid 450 või 500 oomised takid olid, panime sinna otsa, töötas küll, aga signaalid olid maru nõrgad. Aga siis hakkasime vaatama, et see 320 meetrit ei ole teps mitte kõige parem. Et seda hakkasime siis lühemaks tooma, järjest lühemaks toomaks, ja lõpptulemus, mis me nüüd seal ees 6 Juhaniga tegime need asjad, mis häälestasime välja, said enam-vähem, nii ütleme, 180 kuni 210 meetrit pikad. Vot see on nüüd see niisugune, mina soovitaksin ka seda pikkust, et nüüd ma tegin Tõnno juures, ehitasime üles, siis tegime 240 meetrit, nüüd ma juba natuke kahetsen, et natuke pikad sai, et võiks olla lühemad, aga no proovime, vaatame, et lühemaks saab alati teha. Ja siis oli veel, mis asi on nagu oluline, kui te seda antenni nüüd lähete tegema, tähendab, see on hea antenn sellele, kes tahab nogitseda, kuulata DX-i, eriti 160, 80 meetril, 40 nad enam nii hästi ei toimi. No jah, kui sa tahad sellest Euroopa mürast lahti saada, siis jah. Ja lihtne umbes, ütleme niimoodi, et 160 meetrit on üks laine pikkus, 80 meetril on siis 160 meetrit 2 laine pikkust. Oleks vaja umbes teha 2,5 lambdat 80 meetril, võt siis oleks nagu hea, aga siis 160 peal jääb natuke nagu jälle väheks. Mis see teeb? Tähendab, see teeb selle, mis see sõna oli nüüd uus sõna, sagari, küllaltki laiaks, eks ole, mis on 35 kuni 40 kraadi. Tähendab, see on see külgmine osa nüüd. Ma ei räägi sellest nurgast, mis see laine sulle sisse tuleb, vaid laius. Ja siis on maru hea teha, kui sa teed iga 30 kraadi tagant neid paned. Siis tõmbad klõpp ja sul on madala bändi peal vastuvõtuga suundantenn olemas, mis võtab lained vastu. Väga perfektne on, eriti madalatel, Euroopa jääb sinna tahapoole, kuulad kõike. Jah, väga hea. Ühte otsa panete takisti, selle takisti toote vasta maad, kuidas seda takistit teada saada, mis sinna takisti, mis suurus läheb?
tavaline eksperimentide näide, Juhaniga võtsime, Juhan istub ühes otsas, mina läksin teise otsa, panin tavalise poteka otsa, keerasin, Juss mõõtis analüsaatoriga teiselt pool otsas, ütles, nüüd on küll, võtsin testri välja, mõõtsin, palju see poteka peal see takistus on ja niisugune takistus tuleb sinna otsa otsida. aga mis sa sealt analüsaatori pildid näed? Analüsaatoriga oli niiviisi, et seal võtad kätte ja võtad hästi paraja laia riba, no kuskil 1 kuni 10 megahertsi natukene parad riba ja siis mõõdad sealt vastuvõtu poole otsast läbi trafoni lõikad, parem kui sul kaablid vahel ei ole, sõidud seal antenni otsa all, aga no isegi teistmoodi saab ja mõõdad seda, et SVR ei käiks üles-alla. Mida vähem sellisel juhul see SVR üles-alla käib, see tähendab seda, et see kõverik peab olema sirge, ta ei pea olema üks. Niisugust kõverat, kui te analüsaatori peal mõõdate, koristage ära, see ei tööta teil. Mida sirgem on jutt, seda paremini töötab. Jõksud on see, et see tagumine takisti ei neela ära, tekivad antennist seisulained, aga see on jooksev laine antenn. Ja sinna otsa panete takisti, nii ütleme mingisugune ala 180 meetrit traati, taka sinna otsa, sinna see takisti teine ots vasta maad, maandusvaras sinna sisse, nüüd seote vastavalt puude külge kusagile kinni, proovite nii kõrgele panna, mina ulatan nii kõrgele, Jürka ulatab nii kõrgele, minul on väga raske, minul on hea silmade kõrgusel, hea on panna kinni, kinnitada, vältida sidumist traatidega. Et kui te puu külge panete, et te panete veel mingit traati sinna ümber. Et pange mingisugune, kas puu oksa peale ta lihtsalt. Midagi, aga vältige traate. No vähemalt nad nii seletavad, ärge kasutage traati selle jaoks, sidumise jaoks traati. Siis tulete lõpuks juurde selle traadi teise otsaga, hea on, kui kompass käes on, veetad selle traadi laiali, jõuate sellise traadi otsaga siis sinna kohta, sinna otsa panete nüüd trafo 9-1. Aga traat peab suht selgelt ikka minema. Ikka. Mõningane saab nii 30 meetrit siiapoole, 30 meetrit siiapoole. Ei tähenda, see ei tähenda midagi. Ja alla, kuidas sul parasjagu puu ja... Trafo otsa natuke maad eemale maandus, sealt kaabel külge ja kaabel tuppa ja vastuvõtu see. See on kõik, tähendab. Mina ütlen, et kes tahab püüda tiksi madalatel bändidel, see on asendamata asjapuu, eriti kui igasugustest Euroopa jamadest ja värkidest tahad sealt ida mingid kui lääne. Hääletasime voltmeetriga samamoodi seisolaine režiimi. No väga lihtne, kes on teinud seda, see kujutab ette, aga 300 meetrit on palju. No ma ütlen, et see on optimaalne, okei, Arvo, oota, ma räägin edasi natukene. Jah, pärast täpsusta. Ja nüüd siis tuli uus projekt, Tõno juures siis sai tehtud nüüd, kuidas me tegime, 240 meetrit Jaapani suuna peale, 50 kraadi, 240 meetrit 90 kraadi ja 240 meetrit ma tahtsin tõmmata pikka teed mööda 140 kraadini, aga seal on tee tuli ette. Ma ei olnud üle tee tõmmata. Ja siis me hakkasime lühendama ja siis me vaatasime, et me saame nii pika teha ja panime siis ta 125 kraadi peale. On see kolmas. Aga see teine pool on nüüd huvitav. Tõno ütles, et tema tahab proovida ära niinimetatud 2 faseeritud Beveritsi. Mina jäin tükk aega mõtlema, panin selle paberi peal valmis, joonistasin ära, Tõno ütleb, et see ei lähe kohe kuidagi, sellepärast, et antennid lõpevad sul erinevatel kaugustel. Tähendab, ma tõmbasin sealt jutti ja tõmbasin teisest kohast jutti ja viisin need otsad kokku ja ütlesin, üks on seal, teine on seal ja ei ole. Ja siis tegin ringi selle asja.
tõin nagu trapetsi kujuliseks, nüüd lõpevad nad täpselt 315 kraadi ja lõpevad mõlemad ühel kaugul. Tähendab, tegin niisuguse huvitava lõike, et ta niimoodi plaani pealt vaadates on ta nüüd nagu ikka sirge. Ma mõtlen seda, et see on huvitav. Vahemaa on, 2 antenni vahe sai tehtud 83 meetrit või? Õudne rügamine metsas. Rohkem ma ütlen, et see on 160 on nagu 2 antenni. Nüüd lähme kokku, paneme need kokku, 2 kaabliga kokku, siis sealt tuleb trafo, mis ta oli? 2-1. 2-1, kuna sealt tuleb 50 oomi ja 50 oomi, siis sealt tuleb 1 trafo juurde ja sealt siis tuleb majja tuppa. Vaatame nüüd. Järgmine nädal on see test, et kas nad tõesti siis hakkavad tööle ja kuidas siis need ameeriklased sealt 315 kraadi pealt kostma hakkavad meile, nende 2 traadi peale. Traadi läbimõõt, 1,5 kuni 2, see mille kätte saate. Hea, kui ta on isolatsiooniga. Isolatsiooniga piimetall oleks kõige parem, tegelikult. See on nii tugev. Jah, et väga... Metsas võib ka panna. Tule. Mina puutusin kokku Kõverisiga esimest korda 1956. aastal Kroonus, seal Haupidas, eks ole. Ja neil oli saabus sinna varustuse hulka selline raadiojaam nagu L110 ja ma oletan, et paljud siin nagu sellist niisugust komplekti pole kohanud, aga seal oli antenni komplektis olid niisugused antennid, kõigepealt üks kokkupandav romb, mastid ja värgid kõik, eks ole, siis üks inverted V lahtise selle liini häälestusega ja vastuvõtu poolel oli 2 beveridži pikkusega 210 meetrit, kusjuures koormustakistused olid 300 oomi ja trafo oli 1/4 toite, kuna 75 oomine kaabel, ma oletan, et see niimoodi oli. Niimoodi. Ja nüüd seal neid eesmärk oli siis, kui esimest korda seda nagu platsi peal laiali venitati, see oli talvine aeg oli ja need toikad olid 1,5 meetrit kõrged, need, mille peale see traat veeti. Terava otsaga, harilikud teibad niisugused puust. Ja ülesanne oli kindlustada 24/7 side Abarovski ja Moskva vahel, eks ole. Vahekaugus on üksjagu UA0, eks ole, 19 tsoon ja nii edasi. Ja seal oli siis niisugune lugu, et härrased ofitsiirid käidi kompassiga taidlesid, kuna kuskil oli kirjas, et see peab ilmselt täpsusega need kiired olema sinna välja venitatud. Aga nende teadmised seal geograafias ja kompassis ja nii edasi, esimese raksuga panid umbes 40 kraadi mööda, esimese selle kiire. Muidugi oli kuulda, Moskva tuli väga hästi, eks ole, minu jaoks, aga nende jaoks oli vähe ja siis oli suur nõupidamine, askeldasid kaartidega täpselt nagu need ahvitaurumasina ümber. Nii nalja tegi külle pealt, ei julgenud ligi minna ka, et poisid panete viltu. Ja siis panid õige ja pärast tuli välja. Pluss-miinus 30 kraadi amatööri kõrva jaoks see on täiesti normaalne, nii et eriti täpselt seda vaja ei ole sinna peale. Aga see oli esimene kogemus. Ja see 30 kraadi on sellepärast ongi. Ja 210 meetrit oli... No veel, oli... kiiresti. Arvo, Kai, viimane. Paljus SVR-i kõikumine võiks olla nii tunde järgi? See ei ole üldse, see SVR muidugi, kui ta 10 näitab, siis on muidugi jama, eks ole, aga... 1,2, 1,5... Ei, kõik 1,2... Jaa, aga ei, seda ma ei taha näha. Mida väiksem, sa pead saavutama selle kõige minimaalsema efekti. 1,2 kuni 1,5, ma ütlesin sulle.
kuidas ta, ei tea no. kuidas ta genereerib sul see, see ei ole küll, ei ma saan aru. paljudes kohtades võtab vastu, eks ole. Juskule, oskad sa, Juss? See amplituud on... Kiire kommenteerimine, kui sul on see 1–10 mega ja SVR, kas ta kõigub seal, millises piirides ta kõigub? Tähendab, ta hakkab teil nagunii kõikuma, teil on igasugu vigureid seal vahepeal, te mõõdate nii ja teistmoodi, aga eesmärk ei ole praegu mitte saavutada mingisugust SVR-i niisugust ideaalsust. Eesmärk on see, et valida parim antud oludes lõputakisti. Ja see on seal, kus ta kõige vähem. See pilt on näha, kui see analüsaatori peal või graafiku peal see kasvab, muutub suurelt või muutub vähe. Ja mis ta on, ei ole ka üldse tähtis. See on ainukene asi takiste puudega puutajad peale saada. No täpselt asi on selles, et kui seal taga lõpus neeldub ära sinna suunas minev laine, eks ole, siis on see korras, eks ole, ja selleks peab see sobima selle laine takistusnaga. Ja maapind ja kõik asjad mõjutavad seda, tee mis tahad. Okei, täname. Üks täpsustus veel, et siin oli vaata, et tuleb tee ette, kui seda Beveridge'i teha. Nüüd on kirjeldatud seda asja, et koksiaalkaabliga tee alt läbi, mõlemasse otstesse trahvod ja jätkab, tuleb Beveridge, trahvosse, koksiaali, trahvoga lahti jälle koksiaali taga. Või tähendab, miks mitte? Okei, täname. Oli Harri, kes varem ei teadnud, mis asi on Beveridge, kes varem arvas, et see on ainult jook, siis selgub, et amatööri oskavad Beveridge'iga midagi muud ka teha juua. Aitäh!